autominutid toob teieni Alexela. Uue auto valikul lähtud nii emotsioonist, rahalisest võimekusest kui ka elustiilist. Praktilise poole pealt otsid muidugi ruumikat autot, kuhu mahuks ära 2 täiskasvanu ja laste asjad ning koer ja tema magamisase. Omaette kategooria on aga spordifännid, sest nemad peavad lisaks perekonnale autosse ära mahutama ka spordivarustuse, olgu selleks siis jalgratas või surfilaud. Autodest ja spordist kutsusime juttu ajama ultratriatleedi Rait Ratassepa, kes kasutab oma pere ja spordivarustuse sõidutamiseks mahukat universaalkerrega Škodat. Kes veel juhuslikult ei tea, siis Rait on see mees, kes suudab läbida järjest 20 täispikka triatlonit, teha joogipausil oma elukaaslasele abielu ettepanek ja mõelda võistlemise ajal juba järgmistele väljakutsetele. Tehke järgi! Oleme Rait Ratassepaga koostööd teinud nüüdseks juba 2 aastat. Sellest 1 aasta oleme olnud vägagi personaalselt nii isiklikult kui meeskonnana tema tegemistega seotud. Nimelt oleme läbi teinud koos temaga 20-kordse ultratriatloni. See on meid kõiki väga motiveerinud ja inspireerinud ja tõstnud meie meeskonna spordiusku. Rait, milline oli sinu esimene auto ja milline oli selle auto saamislugu? Mu kõige esimene auto oli ikka kohe kooli lõpus. Siis ma ostsin sõbra isalt ostsin Honda ära, aga põhimõtteliselt 2009. aastast alates on mul olnud Škoda, nüüd siis 10 aastat. Kuidas sa jõudsid Škodani? Ma töötasin 2009. aastast töötasin advokaadibüroos ja siis sealt ma hakkasin endale ametiautot valima ja käisin mitmes kohas ja ma käisin siis proovisõidul ja mul lihtsalt meeldis sees istumine ja see rooliasetus ja interjöör sees ja siis ma ostsin selle endale kasutusse. Sul on maanteeratas, jooksu, ujumisvarustus, lisaks veel palju erinevaid tarvilikke vahendeid seal autos. Kuidas see kõik sul autosse ära mahub? Mul üldjuhul pere ei ole kaasas Euroopa võistlustel, aga on mu tiim kaasas, ehk siis alati on meil 4 autos ja sinna pean mahutama ära siis kogu tiimi võistluse asjad, lisaks ratta ja siis 1 paari varujookse. Ja see selles mõttes mahub päris hästi ära, et kui on niisugune väiksem võistlus, niisugune ööpäevane või 2 ööpäevane, siis ma isegi katuseboksi ei vaja. Eelmise aasta lõpus reisisid Kanaari saartele oma autoga. Kuidas see reis välja nägi? See tegelikult ongi selle ettevõtmiseks väga keeruline osa, sest et ma alustasin esmaspäeva hommikul reisimist ja ma jõudsin järgmisel esmaspäeval kohale, nii et 7 päeva. Mul oli planeeritud niimoodi, et Poolas tegin peatuse, ma ööbin alati seal ühes heas odavas hotellis, siis järgmine oli mul Prantsuse-Šveitsi piiri ääres sõbra juures, siis tegin 1 päeva trenni päeval ja siis sõitsin edasi Hispaania lõunaosse ja siis sealt oli veel 1,5 päeva praam üle ühele kõrvalt Kanaari saarele ja siis sealt veel praamiga Põhisaarele. Ma üritan sinu viimast ultratriatloni pisut visualiseerida. See on sama, kui sa sõidad rattaga Hispaania piirile, umbes 3600 kilomeetrit, sealt jooksed alla lõunasse, Marbellasse, umbes, ma ei tea, palju need kilomeetrid seal kokku on ja lõpuks veel ujud 80 kilomeetrit. Kuidas keha kogu selle koormusega hakkama saab? Jälle, et tegelikult see on lihtsam, kui ta tundub. Need distantsid on meeletud küll, aga kuna ma iga päev vahetan neid, siis ma olen põhimõtteliselt, millega ma ettevalmistusperioodil tegelengi. Ma õpetan keha taastuma eelmisest alast teise alaga. Mitte, et sa pead jalad seinad puhkama, vaid kui õhtul jooksed maratoni ära, siis muidugi on mul lihased kanged, aga hommikul ujumisega ma saan selle asja jälle korda ja rattasõiduga on see täiesti unustatud ja nii see käibki. Sellised olid autominutid. Kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Autominutid toob teieni Alexela.